Pärast kuid kestnud blokeerimist ühe mehe poolt Budapestis sai Ukraina lõpuks kätte 90 miljardi euro suuruse laenu, EL-i suursaadikud kiitsid selle kolmapäeval heaks ja raha hakkab Ukrainasse jõudma mai lõpus. Sellest rahast piisab, et hoida Ukraina valitsust, armeed ja majandustöös kuni 2027 aastani. Näete, EL-il on praegu umbes 200 miljardit eurot külmutatud Venemaa keskpanga vara Euroopa pankade seifides. Raha, mida Venemaa ei saa sanktsioonide tõttu puudutada. Algne plaan oli kasutada seda külmutatud Venemaa raha tagatisena Ukraina laenu jaoks. Põhimõtteliselt aitaksid Venemaa enda külmutatud varad rahastada Ukraina sõda Venemaa vastu. Aga Ungari peaminister Viktor Orbán ütles ei ja blokeeris selle. Ja alates märtsist on ta väitnud, et Ukraina ei paranda kahjustatud naftatoru piisavalt kiiresti. Aga tegelik põhjus on see, et Orbán on sisuliselt Putini viimane liitlane EL-is. Ta on ostnud Vene naftat, kallistanud Putinit ja vetostanud iga Ukraina abipaketi, mida ta vähegi kätte sai. Nii et kui EL üritas kasutada Venemaa külmutatud raha Ukraina aitamiseks, tõmbas Orbán välja vetokaardi. Tegelikult polnud ta toru pärast vihane. Ta kaitses Venemaa huve, hoides raha võimalikult kaua Ukraina kätest eemal. Aga siis kaotas Orbán 12 aprillil valimised. Tema partei sai täielikult lüüa ja uus peaminister Peter Magyar ütles, et tema ei blokeeri laenu. Nii et Zelenski teatas kohe, et torujuhe on parandatud ja nafta hakkas taas Ungarisse voolama.